Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Neitsid. Siin on lugemine teile nädalaks 22 kuni 28 detsember ehk selleks jõulunädalaks. Olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mida kaartidel selle nädala kohta siis öelda on. Siin on väga palju münte ehk väga palju selliseid raha, karjääri ja edukaarte. Te olete teinud aasta läbi väga korralikult tublilt tööd ja te olete saavutanud edu. Te võite tunda rahulolu sellega, mis teil on. Ja võite olla muretu oma tuleviku suhtes. Aga siin nädala alguses tuleb üks ettepanek. Keegi tuleb ja pakub teile midagi või räägib oma lennukatest ideedest ja see on ka kuidagi raha ja karjääriga seotud. Et teda tuleks võib-olla kuulata, tuleks ta ära kuulata, tuleks tema ideed ära kuulata, tuleks tema ettepanekud ära kuulata, aga neid tuleks kaaluda. Seal kõrval 3. kaart on ülempreester ja ülempreester ütleb seda, et võta või jäta. Ja kuna tuleks mõelda, kuna siin ongi 2 võimalust, kas võtta või jätta, siis ma võtaksin aja maha ja mõtleksin natukene, vaataksin, kaaluksin ka tema ettepanekut. Ma kuulaksin kindlasti ära, mis tal öelda on, sest tal ei ole pahatahtlikkust, tal on väga head ideed ja ta ise on ka positiivse jutu ja asjadega ja siin kõrval on müntide äss, mis müntide äss tähendab minu jaoks suurt raha, edu ja kordaminekut. Aga mis mind teeb valvsaks, on siin all olevad kaardid. Et siit läheb üks mees, need sauad seljas ehk kaikad seljas ja see kaart ütleb seda, et üksi kanda seda koormat on raske. Teekond on tal pikk ja koorem on tal raske. Et seda koormat tasuks jagada. Aga edasi tuleb müntide kuninganna ja müntide kuninganna on väga kokkuhoidlik naisterahvas. Tema ei larista. Tema vaatab, mis tal kodus on. Ta ei osta uusi asju, ta ei investeeri praegu sellel nädalal uutesse ideedesse, vaid ta nokib vaikselt ja teeb oma asja ja võib-olla võtab puhkuse ja mõtleb asjade üle järele. Ja siis otsustab tulevikus, võib-olla järgmine nädal või siis üldse järgmine aasta, et mida selle ideega või selle ettepanekuga peale hakata, mida seal nädala alguses keegi teile tõi. Et siit ka minu soovitus, et te võite võtta või jätta, aga ma mõtleksin selle peale, et soovitan teil mõelda, seda ettepanekut kaaluda, iseenda tegemiste peale tagasi vaadata, et mis teil hästi läks ja mida võiks parandada. Ja siis otsustada järgmine nädal või siis järgmine aasta, et mis talle öelda, kui ta midagi soovib või küsib. Aga võtsin sellel nädalal teile ka ühe lisakaardi enda inglitaro kaardipakist ja vaatame siis, mis kaardi teie sealt saite. Et te saite siia sellise kuninganna. Ja see kuninganna ütleb seda, praegu saad kõike teha, järgne oma soovidele, võime tõmmata ligi abivalmis inimesi. Nii et mõelge, kas seda koormat üksi kanda ja mis ettepaneku see tegi see inimene, kes tuli selle ideega, kes tuli selle jutuga teie juurde nädala alguses, et võtke aeg maha, nautige oma jõule, nautige seda, mis te olete saavutanud, oma edu. Ja ma olen täiesti kindel, et te teete õige otsuse. Kui teile minu lugemine meeldis, siis ärge olge kitsi, pange ikka pöial üles, pange like, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.